Tõlkija on saadik, kes viib sõnumi meie keelest ja kirjandusest laia maailma. Oleme Käsmus tõlkijate seminaril. On juuni keskpaik 2016. Kohal on 45 tõlkijat. 19 keeles võiks nende meeste ja naistega juttu ajada, aga neid kõiki ühendab armastus eesti keele vastu. 3 päeva kestel kohtusid tõlkijad eesti kirjanikega. Koos käidi Rakvere teatris Kiviräha tükki vaatamas, loeti luulet, lauldi, arutati ja arvati. Asja vedas Eesti kirjanduse teabekeskus eesotsa Silvi Liive ja Kerti Tergamiga. Eesmärk ikka üks, innustada tõlkijaid, tutvustada neile uut eesti proosat. Seminar on jõudnud lõpusirgele, parajasti käib ettevalmistus õhtusöögiks, kui hakkame jutustama lugu, kuidas Eestit ja tema kirjandust täna tõlkida. Ja mu vestluskaaslased on Saksa, Norra, Hispaania ja Ungari keeleruumist. Tõlkimise lugu on päris pikk. Ma olen nüüd, 32 aastat olen ma Eesti ilukirjandust tõlkinud saksa keelde. Läheb siis kaasaegne eesti kirjandus, läheb klassika. Me räägime Tammsaarest, just. Ja elust ja armastusest. Just, see on see ainus Tammsaare romaan, mis ei ole veel saksa keelde tõlgitud. Ta ilmub augustis. Kirjastaja on väga tubli. Otsib välja Põhja- ja Ida-Euroopa klassikud, kes nagu on unarusse vajunud, aga ei ole seda teeninud. Nii nagu Eesti-Saksa kirjandussuhet on toitnud Irja Grönholm ja Cornelius Hasselblatt, on Eesti-Norra kultuuriema, tõlkija ja sõnaraamatu autor Turid Faarbreid. Aga nii kui temaga Käsmus kokku saame, on tal uue põlvkonna mees juba käe kõrval, rääkigu tema. Ma just lõpetasin Meelis Friedentali Mesilased, mis nüüd kohe ilmub norra keeles. Kui ma vaatan tagasi, ma olen ju Eestiga olnud seotud nüüd mingi 16-17 aastat. Võiksin ju välja mõelda, et ma leidsin Eesti üles ise nii-öelda, aga tegelikult ma sain ju inimesega Norras tuttavaks, kellest sai mu naine. Nii et mul on siin pere. Aga praegu on su kodu? Praegu on mu kodu Eestis Põltsamaal, Norras, Kesk-Norras, Averöjal, Range ja Saar, kust ma pärit olen. Ja elan siin ja seal ja praegu rohkem Norras. Ma õppisin eesti keele võõrkeelena õppekavas Tartus. Lõpetasin seal, sain oma 4-aastase bakalaureuse, enne kui ma edasi läksin Norra õpingutega kaugõppes, kust ma sain nynorski, tähendab uusnorra keele kirjakultuuri magistri. Just tõlkisin Jan Krossi Pegalenno hispaania keelde ja praegu tõlkin Andrus Kivirähki mees, kes teadis ussesõnu. Tulin Eestisse aasta 2003. Mind saadeti Euroopa Parlamendist, et tõlkekoolituskeskuses. Ka eesti keele õppimine oli loomulikult eesmärkiks tol ajal. Aga kui sa siia tulid, siis sa eesti keelt ei osanud? Ei osanud, üldse ei saanud aru ja halb une nagu oli. Aga pärast väga ilus, vahva asi on olnud. Kui kaua sul läks aega? Et sa said juba suhelda? Mitte kaua aega, võib-olla 3-4 kuud ja siis võisin juba vestelda. Milline on olnud kõige sõgedam, segasem tõlge, mida sa oled pidanud tegema selle aja jooksul, kui on Eesti asja aetud? Nüüd on käes Paavo Matsini Google'i Discord. Ma arvan, et see on kõige. Hetkel ma arvan veel, et seda ei saa tõlkida, aga kuidagi ikka tõlkida. Millised on need teised kogemused? Mida veel oled tõlkinud? Tõlkisin Tiit Aleksejevi ajaloolise romaani triloogia esimest 2 raamatut, Palverend ja Kindellinn, ja siis 2 vahel tõlkisin
Tõnu Ennepalu kassiraamatut, mandalat. Läheme alguse juurde tagasi, et millal see eesti keele lugu algas? No eesti keele lugu algas ülikooli esimesel semestril, sest Ungari filoloog ma olen ja ungari keelt ja kirjandust õppisin ja seal oli esimeses semestris kohustuslik kas soome või eesti keelt õppida. No ja miks sa Soomet ei valinud? Sest seal istus 40 inimest. Nii. Ja siis eesti keeles istusime, ma ei tea, 5 või midagi niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et selleks pooleks aastaks täitsa ükskõik kumba keelt ma ei õpi pähe, vaid peab kuskil istuma ja siis. Aasta oli siis? Aasta oli siis 93 ja siis hästi tubli õpetaja oli Judith Nodj ja esimesele tunnile tõi kaasa makki. Seal oli kaset ja siis sealt mul juba tuttavad inimesed rääkisid sealt muinasjuttu ja mingi Metshaldjas ja ei tea, mis tegijad tulid. Ja siis armastus esimeseks kuulmiseks tuli eesti keele vastu. Kirjutajal tekib ja eriti estrofiilil, see käib kõigi meie kohta, ma loodan. Ta teab, et tulevikku eriti võib-olla ei ole. Aga ta teeb seda sellele vaatamata, sest tema südametunnistus nõuab niimoodi. See on see, ma ei oska öelda, kui palju on see protestantlik eetika, aga kuigi sa tead, et võib-olla suure tõenäosusega keegi ei loe seda, aga sa pead seda tegema, sa tunned lihtsalt niimoodi. Sisehääl ütleb sulle, sa ei saa teisiti. Selline seminar, nagu meil praegu käimas on, annab väga suurele osale tõlkijatest võimaluse kohtuda autoritega, kelle loomingut nad tõlgivad. Ja mitte ainult korraks või mitte ainult kuulata neid loengut pidamas või esinemas, vaid kirjanikud on meiega siin koos soovi korral mitu päeva. Nii et saab nendega rääkida ka täitsa vabas vormis ja täitsa oma ette. Kui palju neid tõlkijaid siis üldse nagu võimalik on kokku noppida? No neid on meil umbes olemas 7-80 ringis. Siia on nüüd jõudnud 45. Kõik ei saanud tulla, nad väga oleks tahtnud tulla. Nad on alati ilmselt põnevil ja ootavad seda sündmust. Nüüd me just leppisime kokku, et järgmine seminar toimub 4 aasta pärast. Ja neil oli juba nii palju ettepanekuid, mida võiks kõik teha sellel seminaril ja selgus, et me peame selle 1 päeva võrra pikemaks tegema, sest et nad tahavad veel seda, teist ja kolmandat. Tore on tõdeda, et uusi noori tõlkijaid tuleb kogu aeg peale. Ja vahel isegi me küsime endalt, et kust nad tulevad. Lihtsalt annavad kella ja ütlevad, et tere, mina olen itaallane, mina tahan hakata nüüd eesti kirjandust tõlkima, soravas eesti keeles ja teades juba päris palju eesti kirjandusest. Ja kuidas sa reageerid siis seal tähtsa ametnikuna, istud laua taga? Ma olen hästi rõõmus ja kutsun nad sisse ja siis teen kõik, mis minust sõltub, et nad kutsun näiteks Käsmu seminarile. Need uued noored tõlkijad on nüüd kõik siia kutsutud. Mis määrab tänapäeval selle, mida tõlgitakse? See tegelikult on ju karm kapitalism. Seal on mitmeid võimalusi, et ühtpidi ma arvan, et raamat peab olema huvitav nii kirjastajale kui tõlkijale kui lugejale, aga muidugi peab olema inimene, kes selle raamatu eest seisab, võitleb, et ükski hea raamat ei leia oma turgu, kui ei ole inimesi, kes sellega töötaksid, sest et tänapäeva kapitalism paraku määrab selle, et me oleme sunnitud hästi palju näitama, hästi erineval moel näitama kõike kogu aeg, et siis leiaks raamat õige koha. No üks näitamise vorm on olnud see, et kui raamat saab mingi auhinna. Ma saan aru, et Meelis Friedenthali mesilased on lennanud nagu Euroopas terve mesitaruga. Nii on jah, nüüd ilmselt lendab Google'i disko järgi, ma vähemalt väga loodan. See on üks kriteerium kindlasti auhind, mille raamat saab kas kodumaal või välismaal, eriti ka kodumaised auhinnad on väga-väga olulised, et kirjastaja alati tunneb huvi, et kui mingi raamat ilmub, siis kuidas ta kodumaal vastu võeti, mida ütleb kodumaine kriitika. Ütleme, kui raamat Eestis ei olegi eriti tuntud, aga osutub edukaks. Ütleme näiteks Friedenthali näitel, et mesilased osutusid edukaks Itaalias, mitte niivõrd müüginumbrite koha pealt, kuivõrd Itaalia kriitika võttis väga hästi raamatu vastu ja seda usaldavad teised väliskirjastajad. Ja kuulnud, et oi, sellel raamatul läheb Itaalias hästi, mõtlevad nad, et ahaa, et järelikult seal midagi on. See on tore, et sa tõid Itaalia näite, sest mina kahtlustasin, et ainult inglise keele kaudu see informatsioon levib ja... See on põhiasi, jah. Aga Itaalias ilmusid lihtsalt mesilased kõige esimesena tõlkes. Fragment Käsmu seminarilt.
kui Mihkel Mutt tutvustab oma uut romaani Eesti elust, mis veel ilmunudki pole. Oodata on detsembriks. Jumal on nüüd maha jätnud, ütleme niimoodi. Et lähme minema Euroopasse, las see riik, jah, see hääbub, aga vähemasti kõik inimesed, kes siin praegu on, nemad saavad inimestena individuaalselt, saavad õnnelikumaks võib-olla kusagil mujal. Aga teine liin on risti vastupidise seisukohal, ütleb, et ei, et võib-olla siin on tulevikus üsna pea ainus koht, kus üldse veel maksab elada. Kõik muu läheb kunagile. Ja vaat selles need mõlemad ära minna tahtjad ja siia jääda tahtjad ühtivad, nad kahtlevad, kas Euroopat on enam ikka üldse olemas, seda ideaalsel kujul, nagu nad on seda arvanud. Et kõik põgenikud me ju teame ja kõik väärtused kaovad, et võib-olla seda Euroopat enam ei ole kõigi selle kujul olemas. Igatahes selle Alan Kolkveküla järgsamad pead moodustavad Euroopa asjade komitee ja nad kirjutavad märgukirja Brüsselile. Umbes nii nagu Zaporožje kasakad Türgi sultanile. Et mehed vennad, et te ei saa võib-olla ise hästi aru, kuidas te elate seal Euroopas. Võib-olla te olete sellest juba tüdinud. Aga teate, meie ei ole veel siin Ida-Euroopas. See õitseng, ütleme nii, oli 90-ndatel, kui see raudne eesriie läks lahti. Siis oli Saksamaal väga palju huvi, mis seal taga kunagi toimus. Nii et ma käisin Frankfurti raamatumessil ja Cornelius Hasselblattiga koos käisime ja siis leidsime seal ka kirjastajad, kes oli huvitatud ja andsid välja terve sarja, aga siis lõppes ka see, 2000-etel, siis ma rohkem tegelesin teatritekstidega ja... Te olete palju vist Jaan Tätet tõlkinud? Ma olen terved Jaan Tätet tõlkinud, risti ja põiki. Kõiki, et on väga menukas olnud Saksamaal. Ma lugesin kokku, kas oli 108 teatrit või nii oli Tätet lavastanud. Uskumatu arv. Tuleme tagasi selle klassika uuesti lugemise ja Tammsaare elu ja armastuse juurde. See on väga mõnus tõlkimine. Ma käisin nüüd Tammsaare muuseumis ja nägin tema käsikirja ja sain ka teada, et ta oli peas kõik valmis mõelnud ja siis lihtsalt kirjutas maha ja väga vähe korrektuuri ta tegi. Ja kuidagi, kui ma tõlkisin Tammsaaret, siis ma nägin teda kirjutuslaua ääres istumas ja kirjutamas, ka natukese matemaatiliselt mõtleb oma tegelaste kohta, et kui see teeb nüüd seda, mis juhtub siis teisega. Ja siis ma nägin ka, kuidas autor muigab ja siis jälle kõike pahempidi keerab. Ja kõik pea peale keerab, et ei, nüüd teeme hoopis teistmoodi. Et ta oli üks väga, niisugune vana tark, kes istus seal maha ja näitab meile, kuidas see elu nüüd käib. Elu ja armastus käib. Kuidas elu ja armastus käib, et ta võib niipidi minna, aga ta võib hoopis teistmoodi ka minna. Aga käisite te Tammsaare muuseumis, kuidas see muuseum teid kõnetab? Mina olen niisugune inimene, kes ei oska raamatutest õppida näiteks. Ma tupin, unustan kõike. Aga kui ma piltlikult midagi näen ja saan katsuda või nuusutada või nii, siis see on hoopis teine asi. Ja see muuseum on üks tõeline pärl. Kui on kirjandusega tegemist, siis on tihti nii, et sa pead ennast muuseumist läbi närima kõik neid kirje. Aga seal Tammsaare muuseumis see on niisugune vaistlik, sa nuusutad, sa näed, sa kuuled, sa katsud, see kõik on nii elav ja nii väga hästi välja pandud ja mu vanemad lahkusid 41. Eestist. Tammsaare suri 40 ja kui ma selles muuseumis olin, siis oli nagu mingi isiklik side ka minu perekond, minu ema, kes neiuna läks sinna Estonia juures asuva Turule, siis tema oleks võinud ju ka Tammsaaret kohtuda. Ja kogu see aeg ja see õhkkond, see on seal selles majas nii hästi säilinud, et ma olin väga liigutatud ja see on üks elamus, mis püsib. Nii et kui te nüüd kuulsite, et kas meil muuseumi vaja on, meie siin küsime see lapse suuga, siis mida kultuurrahvas, saksa rahvas ütleb? Niisugust muuseumit on väga-väga vaja, see on üsna haruldane minu meelest, haruldane nähtus ja Eesti jaoks on see üks kultuurikeskus.
tegelikult tõlgitakse siiamaani ka Tammsaaret ja Krossi. Need on ka kõige kuulsamad, Kross on ikkagi veel kõige kuulsam. Kõigi ma arvan tegelikult, et Kivirähk on juba Krossile järgi jõudmas nime kuulsuse poolest, kuigi Kross on siiski kõige kuulsam. Aga praegu on lemmikud ikka kaasaegsed Eesti kirjanikud, sellepärast et neid saab ka ju esinema kutsuda. Nad tulevad ja räägivad, rahvas saab neid vaadata, et midagi pole teha. Tänapäeva kirjandusmaailm on natukene juba show-maailmale lähemale nihkunud ja tahetakse näha mitte üksnes raamatut lugeda, vaid tahetakse näha ka kirjanikku, kes siis kuidagi presenteerib seda raamatut. Aga menukid ongi Friedenthal, tema Mesilased, Hargla raamatud, Melchiori lood pean silmas eelkõige, siis Rein Raua Rekonstruktsioon on selline raamat, mis läheb õige mitmetesse keeltesse. Siis tuleb kohe meelde Tiit Aleksejevi Palverend, mis on ka Euroopa Liidu auhinna saanud. Kivirähk, Hargla, Gogoli diskost me natuke juba räägime. Jah, see on nüüd päris uus raamat, selle kohta ei saa midagi öelda. Me oleme hästi põnevil, mis sellest saab, sellepärast, et selle pealkiri on nii põnev, et see tekitas kohe nüüd viimati Londonis, kui me seda esimest korda näitasime, siis tekitas kohe elavat huvi. Seepärast, et Gogol on hästi tuntud autor, vene kirjandus on näiteks Inglismaal väga hinnatud, väga loetud ka, väga tõlgitud. Ja Gogoli disko, see on niisugune kooslus, et igaühe paneb kõrvu kikitama ja tahtsid nad kohe sellest katkendit lugeda ja kõike, nii et me nüüd vaatame, mis edasi saab, mis juhtub Frankfurdis. Nii, käisid juba märksõnad Frankfurt, London, need on raamatumessid? Need on raamatumessid, need on need kohad, kus me kohtume välismaiste kirjastajatega ja räägime neile, mis on Eesti kirjanduses ilmunud uut ja huvitavat, mida keegi teine on juba ära ostnud. Räägime näiteks prantsuse kirjastajale, et inglise kirjastaja ostis selle raamatu juba ära, siis prantsuse kirjastaja silmad lähevad kohe põlema. Küsib kohe, kes ostis, sest väga tähtis on kirjastuse prestiiž. Ja kui on midagi head öelda, et üks oluline kirjastus ostis, siis kohe tunneb huviga prantslane, ütleb, saada mulle ka. Ja siis ta saab veel peol kuskil selle teise inglise kirjastajaga kokku ja siis nad omavahel räägivad. Ja kui sealt siis tuleb hea soovitus, siis on kohe asi kindel. Kui me tõlkijatega oleme rääkinud, siis nagu mantra käib läbi see jutt traduktast ja sellest Eesti toest sellele. See on äärmiselt oluline, kui tõlkimine on hästi-hästi kallis, siis väliskirjastajad võtavad ju tegelikult riski oma maal raamat välja anda. Nad ei tea, kas nad saavad seda üldse müüa. Ja see, et Eesti toetab tõlget nii suures ulatuses, Eesti püüab toetada 100%. Et kogu tõlkerahad tuleksid siis Eesti maalt, et see on väliskirjastajale kohutavalt oluline. Et see annab talle nagu julguse võtta see risk ja see raamat välja anda. Ta katab ise muud kulud, aga ta teab, et tõlke toetab Eesti. Ja üldse ei ole palju maid, kes seda niimoodi toetavad nagu Eesti. Mul on tunne, et me oleme päris vist esirinnas oma 100% toetusega. Jah, Läti ja Leeduga võrreldes on meil küll nagu hästi. Ka Soome toetab palju vähem. Tavaliselt toetatakse 70-80%. Igal lendu juba lugeda nendele, kes võib-olla sellest ajast midagi ei tea, on keeruline oma emakeeles. No kontekst ja ajalooliselt oli see päris keeruline. Sõbrade vanemade käest küsinud. Et mis see tähendab? Ja. Oled sa saanud Hispaanias tagasisidet ka, mis selle Krossi raamatust on arvatud? Tegime Valencia minu kodulinnas raamatuesitlus ja tal on oma lugejad. Ja, nad on vaimustuses Euroopa ajaloo huviline see profiil. Kui kiire tõlkija sa oled? Kirjastuse töötajate sõnade järgi väga kiire. Ja millal sul ussisõnad valmis peavad olema? Jaanuariks. Aga saad sa siis pühenduda ainult sellele tõlkimisel? Ma väga loodan, aga ma olen Hispaanias õpetaja, vist teen pausi ja pühendan nagu sügavamalt, sest see on suur teos ja... Mida sa õpetad Hispaanias? Inglise keel. Just tõlkisin Angela Carter muinasjutu antoloogia. Praegu tõlgin Andrus Kivirähki raamatut ja võrreldan ja arvan, et see on tegelikult nagu muinasjuttu, aga võiks ka lugeda nagu ajaloolise romaanina või fantaasia ja väga omapärane huvitav
kombinatsioon. Oli sul täna Andrusele mõni küsimus ka? Küsisin tema käest, kui tekivad küsimusi, siis saab. Siis sa kirjutad talle. Kas hispaania keeles on mingid ussisõnad? On olemas siuksed asjad? Ei ole ja me peatoimetajaga räägime, kuidas tõlkida. Kas la lengua de las serpientes sõnaliselt, ma arvan, et oleks mõistlik. Kumb sulle endale nagu lähedasem on? Paigallend või ussisõnu? Ei saa öelda. Ausalt. Sa ei lähe sellele liimile. Oleks hirmus, kui inimene teeks, mida hing ihaldab. Unustatakse. Sel inimesel oleks hing. Kui oled endale hinge kasvatanud, mida kurja sa ikka teed? Lõpus nimekaart tuli mulle tähenärija, jutuvestja, tõlkija. No kus need tähenärija ja jutuvestja siis ennast ilmutavad? Näiteks eelmisel nädalal oli Ungari instituudis siin Tallinnas üks väike muinasjutuõhtu, kus Piret Pääriga rääkisime Ungari muinasjutte eestlastele. Aga tähenärija tähendab, et ma tegelen ka toimetamisega. Kas see, mida ungalased räägivad, on kuidagi nagu rõõmsameelsem kui see ja meie oleme morbiidsemad või teie temperamentsemad, meie uimasemad või mis sa seal? No, Ungari muinasjuttudes eriti ei juhtu see, et muinasjutu lõpp on kurb. Sest lõpeb alati sellega, et siis tulid suured pulmad ja kõik elas hästi kaua ja õnnelikud ja ma ei tea. No aga Eesti muinasjuttudes lihtsalt asjad ei lähe alati niimoodi. Meil on husaarid, teil ei ole. No teil olid kuningad. Meil olid kuningad ja loomulikult teil olid tsaarid. Vaata, tsaarid on kogu aeg meil nagu võõrad olnud. No see pidi ka rahva mentaalsust mõjutama. Kas sul on see oma see kõrgkiht, oma aadelkond, oma ülikond? Absoluutselt, sest millal 16. sajandil oli see muutus, et enam ei ole iseseisev riik. See Austria-Ungari asi, nüüd on uus nali selle kohta, sest nüüd oli jalkamatš Austria-Ungari. Keiser Franz Josepile keegi ütleb, et härra keiser, tuleb jalkamatš Austria-Ungari ja siis küsib vastu, siis kellega me mängime. Tulles meie intervjuu alguse juurde tagasi, et Gogoli disko ootab ees, et seal on ka sellist kuningajate, keisrite ja tsaaride aega jälle, nii et peaks nagu teile tuttav tulema. Kuidas te vene keele ära tõlgite siin? Mina õppisin 9 aastat vene keelt ausalt. Tegin kõik eksamid ära, isegi riigieksamid, aga mitte midagi ei oska rääkida, vaid natuke saan aru, et kas nüüd kaupaldakse mind maha mingi kitsa eest või ei, seda saan aru. Aga ma mõtlesin, et peaksin seda kuidagi niimoodi tõlkida, et tekitada midagi uut keelt. Paavo Matsin eile rääkis siin, et tema ka tekitas sellist uut slängi ja siis ma arvan, et mina teen seda ungari keeles, et see vene keele värki jätan välja. Ja ma olen alati aeglane tõlkija ja siis tõlkin niimoodi, et hästi kaua tundub, et ma ei tee mitte midagi. Sest nuputan, meie majas elab üks poiss, kellel on mänguklotsid. Läguklotsid ja siis kui ta kuuleb midagi muinasjutu või õpib midagi uut, siis läheb nurka ja hakkab nende klotsidega kuidagi kokku panna seda asja, mida ta on kuulnud. Ja kui see on valmis, siis asi on kohal, elu läheb edasi. Ja kuidagi mina olen sellega niimoodi, et peab enne kokku panna asju ja siis hakkan kirjutama arvutisse. Leian Hiina mugulate juures sildi Eesti küüslauk 9 eurot kilogramm. Järgneb vestlus poetöötajaga. Mulle tundub, et teil on siin sildid segamini läinud, et see Hiina küüslauk ei tohiks küll nii palju maksta. Kus te teate, et see Hiina oma on? No, võib-olla pole Hiina oma, aga Eesti oma ka ei ole. Kus te teate, et see Eesti oma ei ole? No, püüan luisata. Ma olen ise köögiviljakasvataja, sellepärast tean. Ei ole ta mingi kasvataja, te olete laulja. No, kas laulja siis ei või köögivilja kasvatada? Ei või.
oleme ikka mingil määral ühes ruumis. Aga samas Eesti töötleb väga palju ajalugu, mis on väga erinev. Ja loodus on ka erinev, kuigi me oleme mõnes mõttes ikka Põhjalas ka siin, siis no vähemalt mina olen hoopis teisest looduskeskkonnast pärit. Ja see loob hoopis teise tooni Eesti kirjanduses, kõik see kokku. Tegelikult mul on pisike tekst selle kohta, mis ma võin lugeda ette. Ma kirjutasin norra keeles, ma tõlkisin selle ise. Siin on pehme muld. Kaljupõhi ei paljasta siin hambaid, vaid magab sügaval, rohelise mantliga kaetud mulla all. Siin voolavad jõed vaikselt ja kui suvi ei ole kuum, on ta leebe nagu ema ja soe sõna. Ma ei ole siin sündinud. Maitsen oma verd. Ta on soolane, nagu emapiim paljaste laidude vahelt, kus raagus puud on nagu surnute käed, mis sirutuvad igavese edelatuule poole. Seal ma kasvasin üles, mere paljastatud hammaste vahel. Ega me majad tormise ilmaga kõikuma löönud. Pigem olid nad rõhutatult liikumatud, sest mis ise meri ei olnud, pidi ennast merega võrdlema. Vastu kaljut löövate lainetega, meri, kes võttis, meri, kes andis, aga siin on pehme muld. Kaljupõhi on kinni kaetud, nagu armastav ema katab kinni oma palja kannatanud poja pärast pikka sõda, sest sellel pehme mullaga maal on lood valusatest aegadest, mälestused katsumustest. Tulen graniidimaalt, tormimaalt, kaljude ja merehukkude maalt, kuid lapseliku usuga, et riik soovib inimestele head. Lapseliku usaldusega.